Tere Harri! Tere Katre! Tere kallid kunstisõbrad! Täna on meil eriline rõõm rääkida teile Eesti esigraafiku Eduard Wiiralti teostest. Ja Harri, sinul oli üks väga eriline töö, mida sa soovisid kohe esimesena tutvustada. Jah, sest selleks on ju 1934. aastal graveeritud aktid maastikus. See on Eesti Art Deco üks kõige ilusamaid näidiseid ning kui me mõtleme selle peale, et Pariisis just äsja lõppes Art Deco 100. aastapeale pühendunud hiigel suur näitus, siis see töö, sest Art Deco kuulub nii 20 aastate teise poolde kui 30-ndatesse, iseloomustab just seda stiili ka Wiiralti loomingus. Ning tõesti, kui me vaatame seda gravüüri, milles ühineb selline klassikaline aktikujutus, siis Euroopa kunstis ja samas, eks ole, teatud stiliseering ja selline looduslähedus, siis see kõik on iseloomulik ka Art Decole. Aga 30-ndatest on meie valikus veel 3 erakordset tööd, need on nimed kaamelipead, mis on siis graveeritud 1938-39. aastal ning Wiiralt selleks kõigepealt ju tegi oma kuulsa Maroko reisi, millal ta siis joonistas neid kaameleid ning siis juba hiljem viis ta nad, nagu öeldakse, tehnikasse. Just, ja sel korral on meil imeline võimalus lausa 3 kaamelipead esitleda, lisaks veel 40. aasta siis Berberi tüdruk kaameliga ja siin on hea võimalus neid omavahel võrrelda, sest siin on 2 teost siis 38. aasta joonise põhjal, ehk siis see on esimene kõige kuulsam naerev kaamel ja siis järgmine sellel samal plaadil põhinev öine kaamel, mille ta tegi juba siis 1950. aastal. Täpselt. Ja mis on nende ütleme ka topograafiline erinevus on selles, et kui naerev kaamel just nagu kerkib ühest tühjast ruumist esile, tal puudub ju identifitseeritav tagapõhi, siis see öine kaamel on kujutatud Atlase mägede taustal, kui me vaatame siin silmapiiri ja ta annab edasi hoopis teist tunnetust. Aga samasugust nii-öelda 3. tunnetuse efekti pakub meile ju veel üks kaamelipilt, mis on siis puugravüüri tehnikas ja mis nende 3 võrdluses mõjub eriti graafilisena. Ja mis on veel Wiiralti kaamelite ja üldse tema loomapiltide puhul ühist on see, et Wiiralti jaoks olid loomad võrdsustatud inimestega, võib-olla vahel pidas ta neid isegi ülemaks ja seetõttu on ka need loomaportreed väga isiklikud, väga hingestatud. Täpselt nii see ongi. Et kui me vaatame siin kas või seda sama Berberi tüdrukut kaameliga ja võrdleme siin, et inimene ja loom on sisuliselt võrdselt, et kui me vaatame neid sügav tumedaid silmi sellel tütarlapsel, kuidas ta vaatab suure imetlusega selle looma poole. Ja loomulikult meie selle aasta Wiiralti valikus on teisi šedöövreid, nagu öeldakse, et valik on teie, millised kaamelid te siit võtaksite, aga peale selle pakume me ju ka näiteks tema kuulsat kabareed ja samuti niinimetatud Wiiralti tamme juba siis Saksa ajast. Ja siin ongi väga huvitav võrdlus erinevate Wiiralti eluperioodide osas võimalik tuua. Nii et kui teil on võimalik tulla näitusele, tulge kindlasti vaatama, sest see on harukordne, et niimoodi kõrvuti me näeme teoseid nii Wiiralti Pariisi perioodist, tema Maroko perioodist, see, kuidas ta käis Eestis, kus Eestis ju samamoodi Viljandis, Tartus, Tallinnas ja siin see kuulus Virve ja Viljandi maastik kujunesid ju tema Eesti perioodi ühtedeks viimasteks teosteks ja kui 44. aastal eestlased põgenesid Nõukogude võimu eest, siis olid just need 2 tööd sellised, mis andsid neile väga palju sellist lohutust ja neist kujunesid omamoodi Eesti sümbolid. Kes aga soovib enda jaoks midagi väikest ja intiimset ja samas väga Wiiraltlikku, siis nende jaoks kõigepealt ma soovitaksin Puulõike sündi, tema erakordselt kaunis graafilist lehte, mis on ju omamoodi ikooniline töö, kuna see on ju ka kaunistamas tema väga tuntud kataloogi,
aga meil on ta loomulikult siis eritrükina teie ees. Ning võiks nimetada siin veel tema daamiportreed või siis ühte tema lapseportreed, samuti 40. aastatest, mis kuuluvad ka tema loomingu paremikku. Just. Ja lõpetuseks siis veel 2 tööd, mis on samamoodi väga tuntud Viiraldi loomingus, milleks on siis Neegripea ning absindijoojad, mis muideks on Viiralt teinud ühele samale plaadile, lihtsalt 2 eri küljele. See plaat asub Kumus, nii et taas üks selline väike fun fact nii-öelda. Absoluutselt. Aga loomulikult kõige haruldasem töö sellel oksjonil siiski Viiraltilt on kabaree, mida me nagu ju tunneme Viiralti sellise kõige tuntuma 3 kõige ikoonilisema teose hulka kuulumana, ehk siis kabaree, kust leitakse siis mõjutusi ka Otto Dixilt, kes üldse tema selliseid varasemaid töid väga palju mõjutas. Ja siin on huvitav võrdlus võib-olla just tema põrguga, et kui põrgus on kõige olulisemaks sümboliks silm, siis siin, kui te vaatate tähelepanelikult, on väga oluline roll inimese kätel. Nii et tulge vaatama ja siis juba ka varsti ostma. Oksjonid juba 8., 9. ja 10. mail. Tere tulemast!